Tere hommikust, armsad vennad ja õed, kallid sõbrad, kes te jälgite meid ka veebi vahendusel. On jälle pühapäev ja meil hea võimalus koguneda siia Kuressaare Nelikaare kirikusse, et koos palvetada, koos tänada Jumalat, koos kiita ja ülistada. Ja ma alustan tänast teenistust lugedes Jumala sõna ja paljudele tuttav tekst, aga väga sügava sisuga ja väga oluline tekst, mida ei ole kunagi liiast öelda, et ei võiks lugeda, et seda on nii palju loetud. See on psalmide raamat ehk laulude raamat ja psalm 91. Kõige kõrgema kaitse all kannab see pealkirja, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu, ega noolt, mis päeval lendab, ega katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, issand, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma hinglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lõmastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika heaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Aamen. Salmid 1 ja 2 on väga ilus näide sellest, et Jumal ei paku ainult kaitset, vaid kutsub lausa elama tema enda ligiolus, tema enda ligiolu all. Usaldus, mitte hirm. See on tema sõnum ka täna meile. Sa ei pea kartma. Sa võid usaldada teda. Salm 4. See näitab väga selgelt, et Jumala kaitse ei tähenda seda, et raskusi ei tule. Neid ikka tuleb elus ette. Me kõik oleme neid kogenud. Aga nendes raskustes Jumal ütleb, me ei jää üksi. Meid ei jäeta üksi. Tema ligiolus on alati selline turvalisus ka olemas. Salm 11, see on üks tuntumaid salme piiblis inglite kaitse kohta. Jumala hool ulatub isegi, võiks öelda, nähtamatusse maailma. Salmid 14 ja 15 siin lõpupoole näitavad, et Jumala kaitse pole automaatne selles mõttes mingi loits, vaid see on ehe suhe tema endaga, temaga, kes vastab armastusele ja sellele usaldusele. Nii et võiks öelda, et see psalm 91 kuulutab, et inimene, kes usaldab Jumalat ja elab tema ligiolus, võib leida rahu ja kaitse ja julguse ka keset kõige suuremat ohtu. Ja neid ohte elus ikka tuleb ette, aga see sama psalm on niivõrd julgustav ja kinnitav, et meid kunagi, kes me Jumala peale loodame, ei jäeta nendes üksinda, vaid ta on koos meiega kõikjal. Tõuseme alguspalvele ja palume, et Jumal ka täna meie südameid kinnitaks ja julgustaks oma sõna läbi. Hea taevane Isa, me täname sind
tänase päeva eest, selle võimaluse eest olla koos sinu sõna juures, panna tähele, mida sinu sõna kõneleb ja õppida tundma sinu teid. Täname sind, et oled Eestimaale kinkinud olukorra, kus me võime veel vabalt kuulutada evangeeliumi head sõnumit, tulla kokku. Ja kui on raamatu aasta, siis tahame ikka meenutada seda tõelist raamatut, millest on alguse saanud ka meie oma kirjakeel. Tänu sulle tänaste inimeste eest, kes õpetavad seda, iga õpetaja eest me oleme tänulikud ja palume sinu kaitset, sinu tarkust ja sinu juhtimist nende eludesse. Täname, et sa oled siin meie keskel, sest sinu sõna ütleb, seal, kus 2 ja 3 on sinu nimel koos, seal sa oled vaimu kaudu nende keskel. Õnnista igat siinolijat ja igat veebi kaudu jälgijat ja anna kogeda oma rahu ja seda turvatunnet meile kõikide nende olukordade keskel, kus meie täna oleme. Tahame tõsta ja hoida oma pilgud sinul, Jeesus, amen. Kes jaksab, võib jääda veel seisma ja täna on üks eriline võimalus, et Muhu ja Nelikaare kogudus teevad koos ülistust ja seda ei ole varem juhtunud, aga täna see päev on käes. Ja laulusõnad tulevad ka siia ekraanile, nii et saame siit jälgida ja kaasa laulda. Tere tulemast kõigile! On rõõm olla pühakojas koos. Mitte, et Jumal oleks ainult siin. Ei, Jumal on igal pool. Ta elab meie sees ja ta liigub meiega koos, ükskõik kus me siis parasjagu viibime. Aga ikkagi on rõõm nüüd üheskoos avada oma süda ja laulda Jumalale kiitust. Täita end ülistusega, sest Jumal on seda väärt, et teda kiita. Ja kiitus teeb head ka meile endale. Andke nüüd
suurim aare siiski jääb nendele, kes teenivad sind siin. kõik, tulge nüüd ülistama, kõik, andke nüüd oma südamed. kõik, tulge nüüd ülistama. kõik, Jumala ette tulge nüüd, tulge kõik. tunnistab sind issandaks kord iga keel, ükskord nõtkub iga põlv. suurim aare siiski jääb nendele, kes teenivad sind siin. tunnistab sind issandaks kord iga keel, ükskord nõtkub iga põlv. suurim aare siiski jääb nendele, kes teenivad sind siin. kõik, tulge nüüd ülistama. kõik, andke nüüd oma südamed. kõik, tulge nüüd ülistama. kõik, Jumala ette tulge nüüd, tulge kõik. tuleme sisse tema väravast tänuga. tulen sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse ülistades. see on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issandas. tulen sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse ülistades. see on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issandas. rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan issandas Jeesuses. rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina issandas. tulen sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse ülistades. see on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issandas.
isandas Jeesuses, rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina isandas. Rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan isandas Jeesuses, rõõm täidab mind, rõõm täidab sind, ma rõõmustan aina isandas. tore! kui leiaks ma armu su palge ees, siis juhata teed. Et peagi hakkab meie tänane kõneleja meile teed juhatama, oleme siis hästi tähelepanelikud. Kui leiaks ma armu su palge ees, juhata teed, kui olen ma armu leidnud nüüd, õpeta mind käima su teed, et kutsunud nime pidi mind, juhata teed, et iial su lähedus ei kaoks, õpeta mind käima su teed. Kui leiaks ma armu su palge ees, juhata teed, kui olen ma armu leidnud nüüd, õpeta mind käima su teed.
ja osad juba teavad, mida ma ütlen, et enne kui te istute, siis võtke väike moment ja tervitage neid, keda te veel ei ole jõudnud tervitada. Et see on ka üks väike moment selle teenistuse alguses. Õnnistust. Tere, Vaim. Tere. Üksteisele on nüüd head soovitud ja südame pealt ära öeldud, mis oli. Aga see moment muidugi on veel hiljem teenistuse järgi kohviku osa peal ka, kus me saame vähe pikemalt teineteisega vestelda ja jutustada. Aga eelmine pühapäev, kes siis olid teenistusel, siis mainisin ka, et sellel kuul on veel mõningad sellised toredad momendid, millele me saame kõik kaasa elada ja saame õnnistada inimesi koguduse liikmeteks, aga meie keskel oli Simon ja Grete oma väikese Oliiviaga ja palusime siis ka temale õnnistust ja nüüd nad on tagasi Taanimaal ja teenivad seal inimesi. Aga tore on, kui saab juba oma elu alguses anda selle võimaluse ka Jumalale, et Jumal võiks juhatada, nii nagu me laulsime, meie teed. Kasvame, sirgume, ega me täpselt ju ei tea, mis meid ees ootab. Aga usaldada oma teekond Jumala kätte, see on minu meelest väga õige viis, kuidas oma elu alguses võiks käituda. Ja teadupoolest ega lapsed ju selles eas kõike veel ka ei mõista ja meie juba, kes me oleme eakad, ega me ka alati kõigile küsimustele vastuseid ei leia koheselt. Aga täna on ka meie keskel üks armas perekond, kes on soovinud oma väikest, mis ta ei ole enam beebi, aga ta juba varsti 2-aastane, aga õnnistada ka teda ja seda me oleme ikka pidanud oluliseks, nii et täna meie keskel on ka Maia, keda me õnnistame ja tema ema ja isa on ka meie keskel ja me palume siis ema ja isa, tulge oma armsa tütrekesega siia ja nii nagu piibel ütleb, et Jeesuse enda sõnad, jah, te võite seista siia, Jeesuse enda sõnad olid, et laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna. Väga sisukad sõnad Jeesuse poolt. Ja üldiselt me oleme ka teinud nii, et kogudus sellel hetkel tõuseb ja siis sirutab ka oma käed lapsukese poole ja palvetab südamest kaasa. Ja mina teen seda siit eest ka. Ja oleme tõesti tänulikud Jumalale, et me võime seda teha. Issand, me täname sind selle armsa lapse eest, Maia eest. Sa oled talle elu andnud ja tunned teda nimepidi. Sa tead tema südant ja tead tema tulevikku. Täna me toome sinu ette Maia ja palume. Hoia teda oma armastava hoole all, õpeta teda tundma headust, tõde ja rahu. Olgu ta lapsepõlv täidetud rõõmuga, tema kodu rahuga ja tema süda sinu valgusega. Issand Jeesus, pane oma käsi tema peale ja õnnista teda, nagu sa õnnistasid lapsi, kes tulid sinu juurde. Anna talle tarkust kasvada armus ja tões, julgust teha head ja südant, mis usub sinusse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Ja meil on olnud ka tavaks, et me siis
anname mälestuseks ka Maiale sellise tunnistuse, mis tänast päeva jääb meenutama, ja väikese kingituse ka koguduse poolt. Nii et soovime perele rahu ja rõõmu Issandas ja siin on piiblilood, mida õhtul Maiale ette lugeda. Tubli Maia. No nii. Olge head ja võtke istet. Enne kui mina Jumala sõna teiega jagan, siis ma kutsun siia diakon Ain, kes juhatab sisse ka järgneva osa, mida meie ka oleme ikka koos teinud ja saanud toetada Jumala riigi tööd ka siis finantsidega. Ole hea, Ain. Nii imeline on see õnnistamine. See on kummaline, et mina mäletan, et mind õnnistati, ma olin sülelaps ja mul on silme ees see ruum, et mind tassiti süles ja viidi õnnistama. Ma ei mäleta, mida öeldi, aga see pidi olema eriline. Jumal tegi selle eriliseks, et mul siiamaani on meeles. Aga mul tuli üks mõte seoses selle korjandusega ja mul tunne, et osad kristlased, ma olen kuulnud, et osad kristlased on ikkagi nagu vaevas selle kümnise teemaga. Et kas peab siis maksma või ei pea maksma, aga me näeme, kui me piiblit uurime, siis me näeme seda, et see on Vana Testamendi teema, et see ei ole kohustus Uue Testamendi ajal, sest me elame armu all. Et kui see on meie jaoks kohustus, me tunneme survet, et me peame selle 10% ära andma ja siis me arvame, et nüüd on linnuke kirjas, siis me oleme käsu all ja järelikult ka needuse all. Et kui sa oled Kristuse vastu võtnud, saad armu all. Kui sa muidugi mõtled, et tänu Jumalale, ma ei pea üldse andma siis sa ei ole tundnud Jumala südant veel. Et Jumal ei taha su raha, vaid ta tahab su südant. Ta igatseb su südant. Ja ta igatseb, et sa usaldaksid teda. Nii et Uus Testament ütleb meile, et anna rõõmsa südamega. Lihtsalt anna. Anna nii, nagu Jumal on su südamesse pannud. Ja kumba on lihtsam teha, armastada või usaldada? On ju? Ole sa näinud inimest, kes ütleb, et armastab sind, aga ei lase sind enda ligi igaks juhuks. Need asjad käivad koos, on ju? Et kui sa armastad, sa usaldad. Et ei piisa sellest, et me ütleme, et me armastame Jumalat, siis see on vaid sõnad, kui me ei usalda teda. Et usaldamine on olulisem, sest kui on usaldamine, siis on ka armastus. Et Jumala igatsus on, et me usaldame teda. Ja nii nagu tema juhib meid, nii me anname. Sest öeldakse, et kui inimene saab päästetud, saab kristlaseks, siis viimane asi, mis saab päästetud, on ta rahakott. Aga Jumal igatseb, et me usaldaksime kõigest teda, mis iganes tuleb. See ei ole niimoodi, et nüüd me anname selle 10% ja siis ootame, et saame ikka 60 vähemalt või 100 tagasi. Kuidas Jumal teeb, see on tema asi. Me usaldame teda. Sündigu lihtsalt sinu tahtmine. Nagu taevas, nõnda ka minu elus. Amen. Ja, palvetame. Kallis taevan, Isa, täna me ülistame sinu imelise armu eest. Täna me, Issand, et sa oled täide viinud seaduse, Issand, ja sa oled lõpetanud. Issand, ja me oleme nüüd armu all. Me oleme, Issand, andnud ennast sinu kätte, Issand, ja ka oma finantsid, Issand, sinu kätte ja usaldame sind täielikult. Nii nagu sina juhid, Issand, see on parim meie elus. Me täname ja ülistame sind selle eest ja anname kõik sinu kätte. Kiitus ja au sulle. Amen. Ma palun, Rain, ole hea, tule ka appi. Sellel ajal, kui siis korvikesed ringi käivad, ma nimetan ka järgmise nädala teated, et teisipäeval siis on võimalik õhtul kell 7 tulla osadusgruppi, mis toimub siin samas kõrval saalis kohvikus ja seal on siis Veljo juhtimas seda. Kolmapäeva hommikul, kellel võimalik, siis olete oodatud kell 10 ka palve hommikule, mis samuti toimub siin kohviku ruumides. Ja kellel ei ole siis võimalik tulla kolmapäeva hommikul, äkki leiab võimaluse neljapäeva õhtul kell 7, siis on ka palveõhtu siin samas kohviku poole peal.
ja järgmine reede on ka noorteteenistus, mis üle reedeti meil ikka toimub. Ja eelteatena veel siis ette nii palju, et 16. november me alustame alfakursusega, mis algab siis pühapäeviti peale teenistust ja peale kohvikut kella 2:30–4:00. Nii et kes soovib osaleda, siis tere tulemast. Ja kui teate, et keegi võiks osaleda, siis võite teda julgesti kutsuda. Täna siis on ka meil võimalik jälle õhtupoole koguneda, kella 5-st kella 7-ni toimub kogudusosadus õhtu siinsamas kohviku poole peal ja kes soovib midagi kaasa lauale tuua, siis on tere tulemast, aga ei ole kohustus, lihtsalt võimalus. Vaatame, kuidas tööharudel on läinud ja annan väikse tagasiside ka eile Tallinnas toimunud pastorite ja töötegijate päevalt. Nii et siis tere tulemast ka täna õhtul. Ja järgmine pühapäev siis, nii nagu ikka, kella 10-st juba on võimalik tulla ja juua hommikukohvi ja osaleda palvehommikul ka siinsamas kirikus. Ja siis järgmine pühapäev teenib meid Eve Juurik, mõned teist teavad, et tema on kirjutanud ka mõningaid raamatuid ja ta on siis järgmine pühapäev meie keskel. Nii palju siis teadetest ka. Alustasin hommiku nüüd teile lugemisega psalmidest ja leidsime sealt siis, et meil on turvaline elada ka siis, kui elus on raskused, katsumused, sest Jumal on tõotanud kõigi nende katsumuste keskel ka olla meiega koos. Aga see on tõsi, et elus isegi siis, kui sa oled kristlaseks saanud ja usuteed alustanud, ei ole päris nii, et nüüd on kõik üks ilus teekond ja ühtegi raskust enam ei tule ja olen nagu kätel kantud. Jah, ühel viisil ta tõepoolest niimoodi võib ju olla, aga teisalt tõsi on see, et eks me iga päev teatud katsumusi, kas oma mõttemaailmas või oma igapäevaelu tegemistes läbime. Ja minu tänane jutlus ja sõnumi sisu ka natukene siis puudutab seda poolt, mis on usus püsimine just nimelt siis, kui on kriisid ja katsumused elus. Ja leidsin, piiblis on muidugi mitmeid lugusid sellest, aga üks nendest on Hiobi lugu. Paljud kindlasti on seda raamatut ka lugenud ja leidnud, et see tõepoolest kõneleb ühest väga keerulisest situatsioonist ka. Ja täna me vaatame siis ka seda lugu pisut lähemalt ja ma usun, et see on tegelikult kõnetamas iga uskliku elus ja puudutab meie südameid. See on siis lugu inimesest, kes jäi ustavaks Jumalale isegi siis, kui võiks öelda niimoodi piltlikult, et tema maailm varises kokku. Hiob ei olnud patune ega hoolimatu mees. Vastupidi, piibel ütleb, ta oli vaga, ta oli õige mees, kuid siiski me näeme, et ta satub olukorda, kus ta kaotas absoluutselt kõik. Ja nii nagu ma ütlesin, et sellest loost on meil kõigil midagi õppida, aga võib-olla eriti neile täna, kes on just praegu, sellel hetkel katsumuste keskel. Kuidas püsida usus, kui elu tundub nagu ebaõiglane sinu ümber? Kuidas jääda kindlaks, kui Jumal vaikib, ei kuule midagi, mida ta mulle ütleb? Ja ma usun, et täna ongi üks väike võimalus õppida sellest loost, et usk ei ole ainult siis, kui kõik on hästi, kui on heaolu ja usk ei toetu ainult sellele, vaid usk on üks sügavale juurdunud suhe Jumalasse. Ja see on Hiobi loost ka nagu väga ilusasti esile tulemas. See Hiobi raamat algab selliste sõnadega. Uusimaal oli mees, Hiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. No ideaalne pilt ühest
jumalamehest. Hiobil oli kõik elus olemas, tal oli pere, tal olid lapsed, rikkus, teda austati, tal oli hea tervis, kuid ühel päeval juhtub siin, et ta kaotab absoluutselt kõik need, mida ma nimetasin. Lapsed, vara, tervise, kõik on läinud. Ja kõige selle keskel ütleb ta sõnad, mis minu meelest on usuelu ühed nagu vundamentsõnad selles olukorras. Ja ta ütleb Hiobi 1.21 niimoodi: Issand on andnud ja Issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. See on ikka tõeline usk. Usk, mis ei kiida Jumalat mitte selle eest, mida ta saab, vaid selle eest, kes Jumal on. Ta fookus on Jumalal. Katsumused, sõbrad, ei ole Jumala karistus. Seda võiksime meeles hoida. Jumal ei karista meid. Küll aga Jumal proovib meid, katsub meid läbi. Ja Jumal teadis, et Hiobi usk on tõeline, kuid Hiobil endal oli vaja see kogemus läbi elada, et tema usk muutus selleks teadmisest, mis tal oli, üheks elavaks usuks Jumala suhtes. Ja ta ütleb 19. peatükis 25. salmis ühed huvitavad sõnad: sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Need sõnad ütleb Hiob veel enne, kui midagi oli üldse taastama hakatud. Ta oli kaose sees. Võib-olla oled sina täna tõelise, totaalse kaose sees. Kõik nagu on läinud. See tähendab, ma ei näe, ma ei tunne, aga ma usaldan. Ai nii, eks ka ma usaldan Jumalat. Jumal ei kasuta raskusi meie murdmiseks, vastupidi, meie tugevdamiseks. Kuld teadupoolest ikka puhastatakse tules. Ja samamoodi puhastab Jumal ka meie usku läbi proovida, et see muutuks püsivaks ja küpseks. Hiob 1.20 ütleb, siis Hiob tõusis, käristas oma kuue lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha ja kummardas. Mees oli täielikult murtud. Teda oli tabanud kohutav olukord. Aga kõige selle sees Hiob jäi ikka ausaks. Ta ei teeselnud, et kõik on hästi. Ei, ta nuttis, piibel ütleb. Ta leinas, kuid kõige selle häda ja kaose keskel, piibel ütles, ta ka kummardas. Selle häda keskel ta kummardas Jumala poole. Tõeline usk ei eita valu. Ei, vaid ta toob selle valu Jumala ette, nii nagu tegi seda Hiob. Ka meie elus on aegu, kus me ei saa vastuseid, kus palved tunduvad nagu tühjusesse minevat. Aga isegi siis, kõige selle olukorra sees on kummardamine kõige võimsam usutegu, kui inimene ikkagi selles olukorras hüüab appi Issanda nime. Kui me ei mõista Jumala teid, me võime siiski teda usaldada, sest ta ütleb, et teda saab usaldada. Hiobi loo lõpp, kes teab, ei ole traagiline, vaid seal võiks öelda nagu tuleb üks triumf selle asja keskel. Ja Hiobi 42.10 ütleb, ja Issand pööras Hiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest. Ja Issand andis Hiobile 2-kordselt kõike, mis tal oli olnud. Kõige olulisem ei olnud see varandus ega tervis, vaid see, mis lõppude lõpuks toimus Hiobi südames, nende olukordade sees olles. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, ütleb Hiob, aga nüüd on mu silm sind näinud. Aga kus see juhtus? Kus ta nägi Jumalat? Nende proovide ja kiusatuste keskel. Siis, kui häda oli tõeliselt võimas
Hiobi usk muutus isiklikuks kogemuseks ja kellel on olemas isiklik kogemus Jumalaga, see teab, mida see tähendab. Paar päeva tagasi ma külastasin meie armast koguduse liiget Nurmet, kes elab aastaid juba üksinda, oma igapäevaste toimetuste keskel olles. Ja ma küsin ta käest, et sa oled siin üksinda. Ta on juba üle 80 tugevalt. Kas sa ei tunne üksindust? Ta vaatab ja naerab, ei tunne, ma ei ole üksinda. Ja ma saan aru, muidugi, ta on koos oma Jumalaga. Selles eas juba ihu annab igat pidi sulle tunda, et vanus on kätte jõudnud. Aga kõikide nende katsumuste keskel sa näed, inimeses on üks tõeline Jumala armastus. Ja ma ütlen, mis sind hoiab nagu selles? Ta ütles, paar aastat tagasi oli mul üks nägemus, kus Jumal viis mind hetkeks. Ta ütles, see võis olla ainult 10 sekundit, kus ma korraga olin taevas ja nägin kõike seda, mis siin all oli. Ma olin haljal aasal ja ma ei mäletanud midagi, mis mu elus siin oleks olnud halba või rasket. See nägemus, see isiklik kogemus hoiab mind. Ja ma näen, kui Jumal annab kellegile just selle isikliku kogemuse, siis see kannab teda läbi ka siis, kui ta on üksi oma metsade ja toimetuste keskel ja kedagi igapäevaselt otseselt ei ole ta kõrval. Aga Jumal on seal, Jumal on koos temaga ja Hiobi katsumus ei olnud kerge inimlikult, aga ta koges ja sai ühe usu kinnituse, et Jumal on ka koos temaga seal ja kõige selle viletsuse keskel piibel ta kummardas Jumala poole. Vennad ja õed, see sõnum, ma usun, on meie jaoks samamoodi oluline kuulda, et kui tulevad raskused, katsumused ja kiusatused, et me ei unusta kummardada Jumalat. Ka meie ajad võivad olla erinevad, nii nagu Hiobil. Meil kõike võib olla korraga käes, kõik on olemas ja siis ühel hetkel nagu kõik on jälle kadunud. Kuid just nendes aegades sünnib tugevam usk ja sügavam ühtsus Jumalaga, kui püsime usus, kui me jätkame teenimist, kui me ei loobu palvest, siis Jumal taastab ühel hetkel kõik. Nii nagu see oli Hiobi elus. Ta ehitab üles meie kogudused, meie pered, meie maa. Ja nii nagu Paulus ütleb kirjas roomlaste, me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbi katsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Usk ei ole ainult üks tunne, usk on otsus. Otsus jääda ustavaks isegi siis, kui ma kohe vastuseid ei leia või neid ei tule. Kui sa oled kriisis, siis ära varja seda Jumala eest. Too see Jumala ette, nii nagu Hiob selle Jumala ette tõi. Kui sa oled väsinud, siis ütle talle ausalt, kuid ära loobu kummardumast. Ole aus. Kui tundub, et midagi ei muutu, siis tea, et Jumal töötab ka siis, kui sa ei näe. Ta ikka tasapisi tegutseb meie eludes. Hiobi raamatut lugedes võib jääda mulje, et Jumal teeks nagu saatanaga koostööd, sest te teate, et just saatan tuli ja ütles, näed, sa oled aia ehitanud ta ümber, aga võta ära ja vaata, kas siis ka tema usk jääb püsima. Aga see ei tähenda, et Jumal oleks saatanaga koostööd teinud. Kui vaadata teksti lähemalt, siis Jumal ei tee kunagi koostööd saatanaga, vaid ta kasutab tema tegusid oma suurema eesmärgi teenimiseks, ilma et ta ise kurjuses osaleks. Ta lasi sündida sellel. Saatan ei tule Jumalaga koostööd tegema, vaid mida ta tegi? Ta vaidlustas Hiobi ustavuse. See oli, ja piibel ütleb, saatan on süüdistaja. Ta on see, kes vaidlustab kõike, mis Jumal on öelnud. Saatan ei ole kunagi Jumala liitlane, vaid süüdistaja, kes
seab Jumala otsused alati kahtluse alla, aga kas? Jumal lubas saatanal tegutseda, seda me näeme, aga piiratult, väga piiratult, et tõde tuleks lõpuks esile. Hiobi lugu näitab ka meile, et Jumal jääb alati ülemaks ja kasutab isegi kurjuse rünnakuid hea eesmärgi nimel ja selle saavutamiseks. Tõestamaks, et tõeline usk ei sõltu välistest hüvedest, mis Hiobil oli. Lõpuks me näeme, et saatan ju eksib. Hiobi usk jääb ikka püsima isegi kannatuste keskel ja saab palju tugevamaks. Jumal ei tee kurja, vaid ta kasutab kannatust, et puhastada ja süvendada usku, mis on ka Jumala and. Hiob saab lõpuks sügavama arusaamise Jumalast, mitte ainult välise õnnistuse, mis ka temale osaks sai, aga sügavama arusaamise, kes Jumal on. Nii et Hiobi lugu, võiks öelda, tuletab meile meelde, et isegi siis, kui kõik meie ümber murdub, ei kao Jumala hool ega hoolitsus meie elust. Tema plaan meie elus on palju suurem, palju aulisem. Hiob kaotas kõik, aga ta ei kaotanud usku kõige selle sees. See jäi. Ta ei mõistnud, miks see kõik juhtus ja meie ka alati ei mõista, miks see kõik minuga juhtuma pidi või juhtub. Aga kõige selle sees ta hoidis kinni Jumalast ja lõpuks koges ta, et Jumal oli kogu aeg kohal, isegi vaikuses, kui ta ei kuulnud. Jumal oli ikka kohal. Sõbrad, Jumal ei jäta meid katsumustes kunagi üksi. Ta võib lubada raskusi, aga mitte selleks, et meid hävitada, vaid et meie usk muutuks tugevamaks, see muutuks sügavamaks ja puhtamaks. Ja seda ta ikka teeb meiega aeg-ajalt. See on ka meie lootus täna, isegi kui me ei saa kõigest kohe aru. Jääb Jumal heaks ja ustavaks ja väärib ikka usaldust. Külastasin ka Mairet ja Alvarit, nende oma kodutalus, metsade vahel, kus nad on. Ja samamoodi katsumused katsumuste järel tulevad ja tabavad, on see tervis või muud välised asjad. Ja ei ole lihtne, aga kuulata kõikide nende kitsikuste ja raskuste sees, kuidas Jumala kummardamine ei ole kadunud. Bussiliiklus on nii, nagu ta on. Ei pääse igalt poolt pühapäeviti kirikusse. Aga tänu Jumalale on olemas ka need kanalid, kus sa nuppu keerates võid kuulata Jumala sõna ka oma metsade vahel ja õppida tundma Jumalat nende katsumuste sees just nimelt usaldama. Kas midagi on puudu? Leib on olnud laual, toit ka, riie seljas ja usk Jumalasse on säilinud. Vahel kõigub, vahel tulevad tormid ja tuuled tugevad, aga ma usaldan Jumalat, on nende sõnum selle sees. Neid lugusid, ma usun, meie igaühe elus on, kui mõelda oma elule, kuidas ka kõige kitsamast kohast Jumal on ikkagi lõpuks välja toonud. Mõni asi võib viimase sekundi küsimus olla, kui Jumal vastab. Ja seesama Jumal on täna täpselt samamoodi selle maa ja rahva keskel, kus meie elame, ustav. Ta seisab oma sõna taga, isegi siis, kui me kõigest kohe aru ei saa, jääb tema ikka ustavaks. Ja tasapisi ta ilmutab oma saladusi meile igale ühele. Ta teab täpselt, kus sina täna oled, mis on sinu väljakutsed. Ja ta oskab õigel ajal õige asja või õige inimese sinuni juhatada või anda ilmutuse oma sõnast. Nii et usk kriiside ja katsumuste keskel ei ole Jumala karistus. Seda mitte. Aga ta proovib ja katsub ja kasvatab meid tugevamaks. Ja see on ilus, see on hea. Nende keskel alati ei ole meeldiv olla, aga see lõppeesmärk on Hiobi lool väga ilus, väga hea. Ja ma usun, Jumal näeb meid samamoodi, samade silmadega, et ta armastab
meid igat ühte. Tõuseme ja täname Jumalat selle eest, et ka meie võime olla nende hulgas, keda ta nimepidi on kutsunud ja keda ta võimalik, et täna kutsub oma sõna, oma rahu ja armastuse juurde. Hea Isa taevas, täname sind sinu sõna eest, milles on nii palju julgustust ja elulisi näiteid, kuidas sina ustavalt inimese eest hoolt kannad. Isegi katsumuste ja kiusatuste keskel me näeme, et sa oled olemas. Sa oled ja sa tegutsed nii, nagu sina oma plaanides oled ette näinud. Issand, tahame jääda ausaks ka siis, kui katsumused tulevad ja kummardada ka siis, kui nende katsumuste sees me näeme, et meil ei ole enam mingit põhjust sind kummardamist, sest kõik on läinud. Ometigi, sa oled näidanud, et just seal on kummardamine kandmas kõige suuremat vilja. Tänu, et me võime paluda sinult jõudu ja jaksu ja kinnitust sealt kohast, kus me täna oleme jõudnud, edasi minna koos sinuga. Sina alati annad lootust ja annad seda ka täna igale siin olijale. Tänu sulle, Kristus, püha vaimu eest, kes annab meile jõudu elada sinu sõna järgi, kiita ja tänada sind kõikides olukordades. Toome sinu ette ka meie maa ja rahva ja palume, et veel paljud võiksid leida tee, tõelise elu tee koos sinuga. Issand, julgusta oma töö tegijaid, vaimulikke, olema julged ja kindlad selles tões, milleks on evangeeliumi tõde. Tänu sulle, et sa oled tervendaja, Jumal, ja palun, et kui täna siin ka mõni vajab eriliselt puudutust oma tervise osas, siruta sina oma tervendavad käed nende kohtade peale ja tee see tervenduse ime selle inimese õnnistuseks. Sina tead, sina näed ja me usaldame sind. Tänu ja kiitus sinu nimele, Jeesus. Amen. Kes veel jaksab, võib jääda seisma ja me täname veel Jumalat kiituse ja tänuga. Nii et ma palun, et siis ka ülistajad tuleksid. Ja kes ei suuda seista, siis ei ole midagi katki, kui sa istud ka ja elad ja avad oma südame ikkagi Jumalale selle kõige sees. Mis olid need 2 asja, 2 käsku, mis meile on antud, mis meile veel järele on jäänud? See on armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma väest ja armasta ligimest nagu iseennast. Ja kui need käsud on täidetud, siis oled sa juba õige Jumala ees. Rohkem pole enam midagi jäänud. Amen. Ja sellepärast laulame täna Jeesusele, et me armastame sind ja tuletame selle käsu meelde ka läbi laulu. Oled ustav.
Jeesus, sind armastan, Jeesus. Sa oled kõik mu jaoks, mu kuningas. Sa oled kõik mu jaoks, mu kuningas. Uue käsu annan teile nüüd, et te üksteist armastate, nii kui ma armastan teid, et te üksteist armastate, nii kui ma armastan teid. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui armastus on teie keskel. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui armastus on teie keskel. Ma uue käsu annan teile nüüd, et te üksteist armastate, nii kui ma armastan teid, et te üksteist armastate, nii kui ma armastan teid. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui armastus on teie keskel. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui armastus on teie keskel. nii on. ja Jumal jätab meile oma rahu, oma rõõmu, oma armastuse ja oma õnnistuse. Võtame selle kõik vastu.
jätan ma. Ei maailm võib õnnistust anda, oma õnnistuse jätan ma. olge kõik väga õnnistatud, aamen. suur tänu meie ülistajatele. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.